Tere tulemast kõigile meie webinarile. Mina olen Terje Korberg, Arucad süsteemide marketingi ja müügispetsialist ja juhatan tänase webinari sisse, kuna ootamatute põhjuste pärast Tõnu ei saa meiega täna liituda, aga ta tegi eile meile video nende teemadega, mis ta täna teile tahtis näidata. Ehk siis ma edastan selle video teile. See kestab umbes 30 minutit. Video ajal siis ja pärast ka saate kirjutada oma küsimuse chatti, see on kõigil avatud. Ja peale videot avan ka siis küsimuste ja vastuste vooru. Kui tõstate käe, siis avan teie mikri, saate laivis küsida või siis samamoodi chatti kirjutada. Tehniliste raskete küsimuste osas mina kahjuks vastuseid arvatavasti ei oska anda. Aga edastan kõik Tõnule ja ta vastab esimesel võimalusel. Mina oskan teile vastata litsenseerimise kohta, ehk siis litsentside haldamise ja võib-olla mõne lihtsama funktsiooni kohta ka. Ma loodan, et mind on hästi kuulda. Ma panen kohe video tööle. Kui mingid probleemid on, kirjutage kohe chatti. Nii. Võtame korraks üle, kas kõik on hästi. Nii. Ja toredat vaatamist teile, kui miskit on, andke märku ja umbes 30 minsa pärast siis avan küsimuste vastuste vooru. Mõnusat vaatamist. Tere tulemast kõigile, tere tulemast meie tänasele webinarile. Me jällegi räägime Fusionist, üritame anda siis ülevaate viimastest uuendustest Fusioni programmis. Minu nimi on jätkuvalt Tõnu Leemet. Meie webinari korraldab ettevõtte Arucad süsteemid. Näete siin praegu ma olen Arucad süsteemide kodulehel, siin on meie webinari uudis postitusena üleval siit Arucadi veebist leiate igasugust kasulikku informatsiooni, koolituste, tarkvaralitsentside ja nii edasi kohta. Täna siis erandkorras on meil selline lugu, et nagu te aru saate, see webinar on ette salvestatud. Mis seal ikka? Küsimused siis olge head, saate pärast hiljem saate postiga küsida Arucadi inimeste käest. Vabandust, e-mailiga loomulikult saate. Üldiselt webinari teemaks on siis anda ülevaade ja just nimelt ülevaade. Võib-olla siis detailselt lähme sisse ainult peaaegu ühte uuendusse, anda ülevaade anda ülevaade uuendustest Fusioni programmis. Nagu te kõik hästi teate, siis Fusion on selline programm, mis meil taustal ennast tegelikult mingisuguse aja tagant kogu aeg uuendab. Neid uuendusi tuleb päris tihti, et üritame siinkohal kokku võtta midagi, mis võib-olla sihukest tavakasutajat kõige rohkem mõjutavad. Ja jätkamegi kohe Fusioni programmis ja räägime nendest uuendustest mõne sõnaga. Millele juhtida tähelepanu? Juhtida tähelepanu sellele, et vaadake, kui te lähete sinna help menüüsse, siis siin help menüü on seal üleval paremal. Siin on meil selline asi olemas täiesti nagu what's new. Kui selle peale klikkida, siis see peaks viima meid sinna Fusioni blogi postitusele. Näete, siin on meil siis see Fusioni blog, mis räägib meile siis päris detailselt nendest uuendustest. See on üks selline asi, mida teinekord on hea teada. Veel üks asjaolu, millest räägitakse. Omajagu siin, inimesed, kes jälgivad siin Fusioni sotsiaalmeediakontosid või erinevaid Fusioniga seotud, nimetamegi siis influencereid sotsiaalmeedia platvormidel, siis räägitakse sellisest asjast, nagu on siis inglise keeles performance, eesti keeles siis ütleme jõudlus, jõudsus, mis meie arvuti oma, mis nagu siis võib-olla on kannatamas
mingisugused diskussioonid sellel teemal käivad seoses siis nende pidevate uuenduste või järgmiste uuendustega. Et mida soovitatakse sellest samast help menüüs, siis vaadake kasutada siin olevaid siis meil tööriistu support and diagnostics alammenüüs on meil olemas seal näiteks graphic diagnostics tööriist, meil on olemas seal service utility tööriist, millega sa, nendega tegelikult, mida sa saad teha, sa saad kontrollida. Kui vaja, sa saad näiteks kontrollida enda arvuti graafikakaardi, driverite seisukorda selles mõttes, et kas driverit tuleks uuendada, seda saab teha sealt graphic diagnosticu alt. Mõnes mõttes sa saad ka sealt hinnangu, et kas kasutataval arvutil on piisavalt ressurssi nii-öelda lähtuvalt mingitest Fusioni algkriteeriumitest, algtingimustest. Et siin on sellised toredad tööriistad olemas ja siis mida veel, siin just hiljuti sattusin lugema, kuulama podcasti laadset asja, kus siis soovitati ka seda report performance issue, et kui on ikkagi mingid pidevad probleemid ja haruharva on ka meieni siin jõudnud inimesed, kellel nii-öelda, ütleme, hangub, kasutame sellist terminit, siis väidetavalt see tööriist pidi tegelikult täitsa hea tööriist olema, see report performance issue, paneme ta korra käima ka siin, et siit tegelikult siis, sisuliselt sa saad nii-öelda alustada siis mingisugust vestlust, kui hästi läheb Autodeski inimestega nendel teemadel. Nii, hetkel me seda ei soovi teha. Nii, ja võtame siis, räägime paari sõnaga nendest uuendustest nüüd. Üks asi, mida me kunagi oma webinarides maininud ei ole ja ma täiesti kindlalt tean, et meil on olemas inimesed, kes kasutavad siis sellist töökeskkonda, nagu on siis Electronics. Ja ütlen ausalt, mina ei ole seda kasutanud, ei ole nii-öelda selle eriala inimene, aga et jah, et selline töökeskkond on nüüd tegelikult siis Workspace moodul töökeskkond, heal lapsel mitu nime, on nüüd siis tegelikult siia esimest korda eraldi välja toodud teadaolevalt, varem ta oli pisut teistmoodi tuli talle läheneda ja siis on selles töökeskkonnas on ka tööriistu on uuendatud. Nii. Meie põhiliselt üritame siis täna tegelikult keskenduda siis uuendustele, mis ongi just olemas meil siin design moodulis. Igas moodulis, kui te võtate kas või selle blogi postituse lahti, siis tegelikult te näete seal moodulite kaupa on ka seal need olulisemad uuendused, kõik uuendused välja toodud, et üritame ka meie täna seda niimoodi siin teha. Küll ütleme nii, et me fokusseerime põhiliselt design moodulile ja võib-olla ka natukene meie teisele lemmikmoodulile, milleks on siis manufacture. Design moodulis on võimalik, et paljud on seda ka siis tähele pannud, et see, millest me täna pikemalt räägime, on siis selline, näete, ma siin loon siis ühe sketši. Meil on tekkinud sinna siis terve selline uhke tööriist, mille nimi on Automate, AutoConstrain. Et sellest on siis ka erinevates jällegi kohtades omajagu räägitud ka, et räägime tänases webinaris selle teema lahti natukene põhjalikumalt ja siis juba saab igaüks ise otsustada, et kuivõrd väärtuslik see konkreetne tööriist on. Selleks, et seda lugu alustada, ma tegelikult tahaksin tulla päris algusesse ja selle teema pulkadeks lahti võtta. Selle teema pulkadeks lahti võtmiseks on mõistlik mõte pöörduda siis eestikeelse mehaanikainseneri käsiraamatu juurde näiteks. Näete, siin ta on mul ees lahti, mehaanikainseneri käsiraamat ja lähme võtame ette, otsime välja sellise osa, mis räägib meil toote geomeetrilisest spetsifikatsioonist. Nii, oleme tõele väga lähedal. Et
Noh, võimalik, et inimesed olete kuulnud, et ka Eestis noh, üleüldse soovitatakse üle minna siis, kui me räägime siis tehnilise joonise koostamisest, toote noh, sõna otseses mõttes geomeetrilisest määratlemisest, siis soovitatakse see nii-öelda klassikaline mõõtmestamine siis asendada sellise üldise kontseptsiooniga, nagu on see toote geomeetriline spetsifikatsioon ja kui me selle toote geomeetrilise spetsifikatsiooni terminite ja kontseptsioonidega siin üritame tutvuda, siis näete, meil on siin olemas sellised head asjad, mida nimetatakse geomeetria tolerantsideks ja tegelikult meid huvitavad siin sellised terminid. Noh, kuju on ka hea termin, aga ennekõike huvitab meid suund, suunatolerants ja siis huvitab meid selline termin nagu asenditolerants. Noh, hetkel me võtame siit, unustame selle tolerantsi ära, see ei ole kriitiline, ei ole oluline. Meid huvitavad terminid suund ja asend. Ja sellega ma tegelikult soovisin siis näidata, et kust kohast need tulevad. Et need tulevad sellest toote geomeetrilise spetsifikatsiooni valdkonnast. Nii, suund ja asend. Mida me teeme? Mida me Fusionis teeme? Esimese asjana üsnagi klassikaline modelleerimise strateegia on meil see, et meil on vaja seda profiili. Meil on vaja tasapinnalist kinnist kontuuri, profiili, mis toimib meil sisendina meie modelleerimise tööriistale. See on standardne modelleerimise töövoog. Jah, tänasel päeval on ka meil primitiivid olemas Fusionis, aga jääme praegu selle juurde. Nii, loome profiili. Niimoodi profiili loomiseks me loome geomeetria elemente. Nii, siin on, ma praegu loon siin hoogsalt, lõin 4 geomeetria elementi. Meil on siin 4 sirglõiku. Need sirglõigud Fusioni kasutajad kõik teavad hetkel sinist värvi ja on sinist värvi sellepärast, et programmi jaoks on defineerimata geomeetria elementide suund, asend ja suurus. 3 asja on defineerimata ja need 3 noh, üritame neid ametlikult nimetada näiteks parameetriteks või atribuutideks. Suund, asend, suurus. Et need ongi tegelikult midagi, mille me saame inglise keeles kokku võtta termini alla constraint. Kuidas me klassikaliselt seda teeme? Klassikaliselt me teemegi seda selliselt, näete, võtame selle geomeetria elemendi, määrame tegelikult põhimõtteliselt, ma praegu panin paika tema suuna. Ma nõuan temalt seda, et ta on meil vertikaalne. See poiss seal, see ülemine sirglõik, võiks olla näiteks risti temaga. Jällegi ma fikseerin suundasid. Ma fikseerin geomeetria elementide suundasid. Nemad 2 võiksid olla paralleelsed. Seda ma saan teha siis tööriistadega, mis asuvad meil constraints menüüs või mis asuvad meil constraints menüüs. Ja siis lõpuks on meil ka veel selline nii-öelda manuaalse manipuleerimise võimalus. Näete, midagi ma liigutasin kinni haarates või sikutades liigutasin. Niimoodi mul on tegelikult, võiks öelda, et meie suunad on fikseeritud. Nüüd tuleks rääkida asendist. Asendi puhul ennekõike me räägime siis selles mõttes asendist modelleerimise koordinaatsüsteemi nullpunkti suhtes. See asi seal praegu keskel on teadaolevalt meil Fusioni terminoloogiast, teda me nimetame peakomponendi modelleerimise koordinaatsüsteemiks. Ja nüüd on meil vaja fikseerida asend. Meil on vaja fikseerida asend selle peakomponendi modelleerimise koordinaatsüsteemi nullpunkti suhtes. Noh, siin on meil mitmeid võimalusi. Meie ise peame aduma neid võimalusi. Noh, praegu näiteks mina otsustasin, et miks mitte proovida sellist strateegiat, kus ma loon siia sisse nii-öelda diagonaalid. Need diagonaalid me näiteks läheme teeme abigeomeetriaks, construction geometry ja sinna me võiksime tekitada veel ühe abipunkti, mis on meil diagonaalide ristumiskohas. Nii, ja siis selle punkti võime põhimõtteliselt ühendada modelleerimise koordinaatsüsteemi alguspunktiga ja sellega me oleme vaikselt fikseerimas asendit. Nii, suund, asend, suurus. Suuruse fikseerimiseks me saame kasutada siis meile tuntud Sketch Dimension tööriista niimoodi.
ja siis selle tööriistaga me fikseerime suurused. Nii, näiteks niimoodi. Nii, ja nagu kõik näevad ja kõik teavad, siis meie geomeetria elemendid muutusid musta värvi. Musta värvi inglise keeles kasutatakse fully defined terminit, täielikult defineeritud, aga sisuliselt see tähendab seda, et suurus, suund ja asend geomeetria elementidel on täielikult fikseeritud. Jah, see oli see, kuidas me teeme seda asja manuaalselt, see oleme see, kuidas me oleme teinud seda siiamaani. Niimoodi, ja nüüd on meil siis olemas uus tööriist uuenduse all, mille nimi on siis Automate. Põhimõtteliselt see Automate võiks aidata, no ma teen nüüd jälle meelega natukene niisuguse kõver asja siia. Et näete, nii kui ma seda Automate tööriista, Auto-Constrain tööriista kasutan, siis näete, ta on valmis meie eest need 3 asjaolu, suuruse, suuna ja asendi ära tegema. Et mis meil siin oli meil more, ühesõnaga, kui sa vajutad seal nuppu generate more, siis sinna on variant, et ta tekitab meile siis veel rohkem neid võimalikke variante sellest. Aga nüüd on see koht, et kus mina näiteks julgen öelda, et ega ta põhimõtteliselt see tehisarul töötav tööriist, tegelikult minu plaanile pihta ei saanud praegu. Et võimalik, et ma ei teinud seda oma ristkülikult. Ma tahtsin teha ristkülikut. Et võimalik, et ma ei teinud teda piisava täpsusega. Sest ilmselgelt selle tööriistal on mingi tolerants, mille seest ta otsib neid, kuhu need peavad langema. Et oleks saanud võib-olla teha täpsemalt, võib-olla siis ta oleks aru saanud minu plaanist. Selle asja tööriista mõte ongi see, et ta tegelikult saaks meie plaanist aru. Et kokkuvõttes on see selline tööriist, mida igaüks peab ise proovima ja tegelikult ka siis leidma võimalikke kasutusalasid, et see, mida me siin praegu tegime, ma loodan, et mul õnnestus kõigile selgitada, et mille jaoks ta loodud on ja mida ta teeb. Ja võib-olla on ka minu hetkel sükest olekust aru saada, et ma ise hetkel veel olen kergelt skeptiline selle asja suhtes, aga mine tea, võib-olla tööriistad arenevad, võib-olla ühel päeval saab ka minust suur selle tööriista fanaatik. Nii, see selleks, see oli siis see nupp ja selles mõttes ütleme ka natukene meie webinari siuke võib-olla kõige põhjalikum seletus. Et kuna ta on meil ikkagi suur nupp, uus nupp seal Auto-Constrain ja siis on tekkinud inimestel küsimusi, et ai, mis asi see on. Nii, aga läheme teeme ikkagi selle asja siis klassikaliselt kiiresti praegu sirgeks ära, nii sirge ta meil on, viime ta kokku, näiteks selle alumise vasaku punktiga, praegu ma teen seda lihtsalt selleks, et minna edasi järgmiste uuenduste tutvustamisega ja et oleks pilt ilus. Anname talle suuruse ka. 150 näiteks. Nii. Et mis on uuenenud? Uuenenud on siis lisaks sellele on veel selline asi uuenenud, nagu näiteks on meil TXF-failide eksportimise võimalus. Et seda me saime teha nii, et kui sa sketši peal teed parema hiire kliki, siis on meil olemas siin see export TXF variant. Et mis nüüd on siis uuenenud? Uuenenud on siis selline asjaolu, et siin peaks olema meil nüüd siis rohkem valikuid. Et kui see inimestele on oluline, siis see dialoogi aken, export TXF dialoogi aken, see nüüd sisaldab endas rohkemaid valikuid. Pean ise tunnistama, et ega ei mäleta, millised need eelmised valikud täpselt olid, aga arvasin, et meie seas on inimesi, kes selle TXF-ide eksportimisega tegelevad, et siis ära mainida see asi.
Võib-olla siit üks väike nõks, mida ma ei ole kindel, kui palju teatakse, kui ma teen näiteks siia mingi kehakese endale. Las ta olla selline kehakene praegu, siis üks meetod, kuidas me saame päris kiiresti TXF-faili välja on näiteks see, kui me alustame selle tahu peal sketši ja tegelikult meile peaks piisama sellest, et näete, ma lõin lihtsalt sinna tahu peale sketši ja kui ma nüüd võtan sellest TXF-i, teen ta millimeetrites, viin ta kiiresti välja kuhugi sketš 2 ja lähme üritame ta kontrolli mõttes järgmisse kohta sisse tuua, alati insert menüü TXF läheb meil nii-öelda top lane'ile, lähme otsime ta kiiresti ülesse siit, siis nagu see, mida ma praegu näitasin ja üritasin tõestada, oli siis see asjaolu, et me ei pea mitte midagi tegema, et näete, piisas sellest, kui ma lihtsalt lõin selle tahu peal sketši ja see sketš siis kohe automaatselt on meil, kui me läheme teda TXF-iks looma, siis on kohe siin meil kõik need geomeetria elemendid, servad antud hetkel on kenasti projekteeritud. Ja see asi peaks töötama ka ilusti kenasti teistsuguse geomeetriaga kehade osas ka. Veel, mis meil on muutunud, millised on meil veel uuendused, on meil olemas selline asi ära märkida, et näete, kui meil oli document settings, siis on siin unit system on tekkinud siia selline asi nagu custom. Et võib-olla keegi kasutab seda. Ma mõtleksin ka seda asja, neid süsteeme ja nii edasi, neid ühesõnaga teisi süsteeme on see, mis ma tahtsin öelda, et siis custom peaks olema selline asi, kus on võimalik neid omavahel segi läbi kasutada, mitte ainult siis meetermõõdustiku asju, vaid näiteks võtame pikkusühikud meetermõõdustikus ja võtame siis massiühikud, võtame näiteks nii-öelda sellest tollide süsteemist Imperialist. On olemas selline uuendus ja nüüd võib-olla prooviks järgmine asi, millele tegelikult ka võib-olla korra pikemalt peale vaadata, on siis selline asi, et me ei ole rääkinud konfiguratsioonidest. Konfiguratsioonid tegelikult tekkisid meil siis juba mõnda aega tagasi Fusionisse, et vaatame, mis meil siin teha annab. No üldiselt konfiguratsioonide olemuses lahti seletamiseks võib-olla päris algajale kasutajale ei soovitakski kasutada neid, et tegemist on siis tegelikult, ütleme siis parameetrite tabeliga mingis mõttes, mis võimaldab meil nii-öelda ühes ja samas projekti failis näha ja kasutada erinevaid disaine, mis on juhitud erinevate parameetrite poolt, aga proovime seda asja korra selgitada. Selle configure tööriistaga on nüüd selline asi, et kes seda esimest korda kasutavad, nagu näiteks mina ise, kui ma seda tegin. Ja olgu öeldud, et ma ei ole seda configure tööriista veel väga palju kasutanud niigi. Temaga on selline asi, et näiteks konkreetselt minu puhul ja võib-olla siin on veel teisi selliseid kasutajaid. Olles võrdlemisi vana Fusioni kasutaja, siis minul oli veel nii-öelda kasutamiseks see single user license. Kuhu ma jõuda tahan, on see, et configure, isegi kui te sinna peale lähete ja ta ei ole veel teil aktiveeritud, siis te näete, ta ütleb, et tuleb ennast ümber lülitada hub'i. Et seda on päris lihtne teha tegelikult data paneli kaudu, oma veebis oleva My Hub'i kaudu, Autodeski hub'i kaudu saate seda teha võrdlemisi lihtsalt, näete, siis on see asi seal aktiveeritud ka. Nii, mida me siin teha saame?
niimoodi, lähme loome ühe uue konfiguratsiooni. Nii, don't show this message yet. Paneme sinna, praegu lihtsalt täna teeme, et tuimalt lükkame sinna teise konfiguratsiooni külge. Ja nüüd on siis selline asi, vaadake, et mis on uuendus inimestele, kes võib-olla siin konfiguratsioone on rohkem kasutanud, siis näete, nüüd on meie modelleerimise tööriistade küljes. On meil olemas siis selline eraldi configure on the fly. On ta siis meil Fusioni terminoloogias. On selline variant, kus me võiksime teha siia näiteks, teeme kas või siia new body. Ja kui me näiteks lähme lükkame sinna taper angle'i sisse. Ja siis taper angle. Vabandust. Midagi praegu täiesti sellist, mittetähenduslikku. Siis lükkame sinna distance'iga sisse. Okei. Siis näete, nüüd on meil seal 2 konfiguratsiooni, konfiguratsioon 1 ja konfiguratsioon 2 ja põhimõtteliselt konfiguratsioonide tabelis. Meil on siis näha, me saaksime hakata neid eristama, siis proovime näiteks, kirjutame sinna praegu 50 ja sinna näiteks 15. Et siis on meil 2 konfiguratsiooni kenasti olemas ja näete, kuidas nad muutuvad siin ekraani peal. Ka see oli selline kiiresti tehtud näide. Konfiguratsioonid on üsna kasulik teema, sellesse tasub süveneda. Praegu oli eesmärk lihtsalt tutvustada, et meil on nüüd tekkinud siis nende modelleerimistööriistade juurde on tekkinud siis selline võimalus nagu configure on the fly ja just nimelt. Ja siis seda mitte ainult solid modeling tööriistade juures, vaid see peaks täiesti just kenasti töötama ka meil pindmodelleerimise tööriistade juures. Kui nüüd lõpetada konfiguratsioonide teema, siis võib-olla üks selline näide, mida võib-olla olete näinud, aga mis peaks ka olema üsnagi uue versiooniga kaasa tulnud asi on siis näiteks selline asi, et kui me kasutame oma lemmik whole tööriista selleks, et luua selle külje peale praegu täiesti meelevaldne, inimesed, see on täiesti meelevaldne ava, mis läheb meil läbi ja mis võiks olla meil keermestatud ja mille nimimõõt võiks olla midagi mõistlikumat, näiteks liigume kuskile 10 kanti praegu selle nimimõõduga. Mis meie mudeli peal on väga väike praegu, aga näite mõttes ma arvan, et ta sobib meile hästi. Siis näete, kui me läheme nüüd selle whole tööriista peale, siis siin on meil kenasti olemas see configure võimalus. Valides sealt kõik, siis näete, kuidas meie konfiguratsioonide tabelisse tekkis juurde terve hunnik parameetreid, millega meil on põhimõtteliselt võimalik hakata siit seda asja kenasti rename'in näiteks selle ümber pakun välja praegu 12. Ja siis põhimõtteliselt näete, ma saan siit parameetrite tabelist peaks saama seda muuta, tegin ta 12. Nii, nüüd ta peaks olema meil siis M12. Mis veel kohe nüüd praegu meelde tuli uuendustest, et võib-olla kas olete märganud või ei ole märganud, on olemas selline asi, et üks minu ammustest lemmikutest ausalt isiklikest on siis siin tööala all paremas nurgas olev mõõtmise tööriist. Head lapsel mitu nime. Mina olen teda kuulnud ja kasutanud kui quick measure. Mõni ütleb lihtsalt measure tool, et sellel measure toolil on ka meil nüüd mingisuguseid täiendavaid võimalusi juurde antud. Et nii kiiresti mul siit ei õnnestu ühtegi head näidet arvatavasti ära teha, aga mõõdab nüüd nutikamalt. Lõpetuseks design workspace'is uuenduste all, mis on veel välja toodud, esitatud on siis fasteners, insert fasteners tööriist. Et see tundub, et on ka pidevas arengus. Et hetkel me temasse sisse ei lähe,
soovitatakse kasutada ja tundub, et seda arendatakse siin jätkuvalt. Nii palju võib-olla siis uuendustest, mis puudutavad meie disaini töökeskkonda, disainmoodulit, workspace'i. Võib-olla siis ka paari sõnaga rääkida sellest, mis meil jooniste, drawing, tehniliste jooniste moodulis töökeskkonnas. Et võimalik, et olete mõnda asja juba isegi tähele pannud. Mõned on siin varasemad ka, näiteks nii-öelda automaatne mõõtmestamine. Seda me oleme just ühes varasemas webinaris käsitlenud ka kergelt. Mis blogi põhjal välja tuua on siis see, et näete, siin on nüüd Create Sketch tööriist, mis on tegelikult mõnda aega juba, aga et selle Create me saame siis tehnilise joonise peale nii-öelda Fusioni terminoloogia sketši tööriistadega. Saame täiendavat geomeetriat luua tehnilise joonise peale. Et siin on nüüd see constraints menüü, millest me täna rääkisime, on juures ja siin on siis mõned Create menüüs on veel mõned tööriistad, millega saab täiendavalt tehnilise joonise peale geomeetria elemente ise luua, on juures. Siis kui rääkida edasi kujutistest tehnilisel joonisel, siis kujutiste koha pealt on meil juurde tekkinud siis võib-olla äramärkimist on siis selline kujutis nagu on meil. Tegelikult on nad mõlemad, see perspective view ja crop view on uued asjad. Crop view peaks meil võimaldama siis mingisugust luua siis crop, mida me arvatavasti kõik teame, näetada. Sisuliselt on võimeline meil tekitama siis osaline vaade võib-olla oleks eesti keeles korrektne termin. Et hetkel ma teda looma ei hakka, lihtsalt demonstreerisime, et selline tööriist on siia drawing keskkonda lisandunud. Et võib-olla kellelgi on kasu. Create menüüs näete viimased 2 uut tööriista, crop ja perspective view ja Create Sketchis on ka siis tööriistu juures. Nii palju kiirel käigul drawingust ja ilmselgelt on asju juures ka meil siin töötlemise juures, manufacture juures tegelikult neid tööradasid kogu aeg arendatakse, lisatakse võimalusi. Et need on võib-olla sellised asjad, mis tuleks ükskord võtta kokku eraldi webinari. Ühtlasi tahaks mõelda, et sellega oleme tänasele webinari teemadele ringi peale teinud. Et palun, kui teil on mõtteid küsimusi, siis julgelt suunake meile edasi. Samuti pakuksin välja sellise võimaluse siinkohal, et kui kellelgi on huvi mõne konkreetse teema vastu, mida võiks järgmises webinaris käsitleda, siis olge kenad, pakkuge välja. Aitäh tähelepanu eest! Nii, sellega siis Tõnu meil lõpetas ja näen, et meil on liitunud veel inimesi. Et Tõnu kahjuks meiega täna siin ei ole, ta tegi salvestuse, aga mina vastan teie küsimustele nii hästi, kui ma oskan. Saate kirjutada need siis chati või kui tõstate käe, siis saate avada mikri ja sinna ka rääkida. Nii. Vaatan, üks küsimus on siia tulnud. Nii. Et jah, Fusioni litsentsidega on see, et teda on nii-öelda baastarkvara litsents ja kui teil jääb puudu nii-öelda Fusioni enda mingitest funktsioonidest, siis on võimalik juurde osta mooduleid nii-öelda litsentse. Ehk siis kohe näitan ka nende kodulehel on olemas. Nii peaks olema näha. Et siin on siis Fusioni koduleht, siin on extensionid ja olemas on siis nii-öelda tootmise jaoks on ju, kus te saate siis erinevaid pinke siis seadistada mugavamalt ja teha. Ja siin on siis simulatsiooni jaoks, disaini jaoks ja siin on siis need on aastahinnad, et litsentse saab osta siis 9 aastaks või 3 aastaks on ju.
ja nendest hindadest siis need on koos käibemaksuga. Kui teil on ettevõte käibemaksu kohustlane, siis siit läheb, ütleme, umbes 20% maha. Et kui on vaja nõustamist, et milline sobib, et siis muidugi saab tasuta õppeks saama proovida neid ja saab Tõnu käest alati küsida juurde nõu ja abi. Nii, vaatan, kas on veel mõni küsimus. Nii, vist tundub, et ei ole hetkel. Nii, tuli. Ja sellest webinarist tuleb ka salvestus, nagu kõikidest teistest meie webinaridest, mille leiate siis meie blogist. Aga ma saadan ka peale webinari teile emaili, kus on siis, kus ma olen lihtsalt kokku kogunud mingid olulisemad linkid, mis teil vaja läheb ja saate siis töökaaslastele või kellelegi teisele edasi saata ka selle webinari salvestuse, et saab vaadata järgi. Ja muidugi, kui oli mingi huvitav asi, siis saate ka ise üle vaadata, et kuidas mis Tõnu tegi. Aga kuna rohkem ei paista küsimusi tulema, siis soovin teile ilusat päeva. Aitäh, et liitusite ja peatse kohtumiseni.